Euroopa lennunduses kasutatav kütus on pärit Pärsia lahe äärsetest rafineerimistehastest. Need tehased ja kütuse Euroopasse toomistee on aga praegu Lähis-Ida konflikti tõttu lukus. Itaalias on lennujaamad kehtestanud lennukikütuse piirangud, mitmed lennud on tühistatud. Ryanair on hoiatanud, et kui Iraani sõda jätkub, on suvised lennud kogu Euroopas ohus. Ka Air Baltic on lende tühistanud, sest kütuse hind kerkib lakke. Kuidas on olukord Eestis? Reaalne elu jätkub tavapäraselt, lendudele mõju Tallinnas on olnud tõesti väga minimaalne. Mis see minimaalne siis tähendab? See tähendab nagu seda, et mõned lennud selle kõrge kütushinna pärast on tühistatud, aga üldisele lennuplaanile ei ole see mitte mingit mõju avaldanud. Kui hakkab siin reis ära jääma, siis eelkõige lennufirmad vaatavad neid liine, kus on väiksem täituvus, mis on loogiline, ja teiseks vaatavad siis neid nii-öelda puhkusereise, kus on ka väiksem täituvus ja kus ei ole nii seotud nende liinilendudega, et ehk siis need liinilennud on viimases järgus, mis ära jäävad. Üldisele lennuplaanile Tallinnasse mõju avaldanud ei ole, küll aga inimeste rahakottidele. Kuivõrd siis olete nüüd märganud, et võib-olla hinnad on ka kallimaks läinud seoses selle kriisiga? Olen küll ja et praegu kaalun, et millal ma endale järgmist lendu teen või kas teen. Mis need mõtted siis sellega seoses on? No hinnad on tõusnud, aga samas tahan minna koju ja külastada niimoodi peret oma teises kodus Kanadas. No läks väga kalliks. Kui palju siis rohkem? No kui ma lendan iga 2 kuud Hollandisse, siis edasi-tagasi tuua last siia umbes 1000. 200 nüüd, varem sai kuskil 700-ga. Et ikka nagu kalliks läks. No meil on piletid juba varakult ostetud, nii et praegu ei oska öelda, et kuidas nad praegu on. Aga meie saime täiesti normaalse hinnaga veel. Aga seda ei kartnud, et nüüd võib-olla lend tühistatakse, sest ka sellest on ju viimasel ajal juttu olnud, et kütust ei jagu ja siis tühistatakse kohati lendusid. No just ütlesin, et hea, et see nüüd saab tehtud, et äkki maikuus enam ei saagi lennata, et võib-olla kütust pole. Kusjuures ma praegu lendangi tegelikult pojaga praegu seetõttu, et eelmised lennud on tühistatud streigi tõttu Lufthansa poolt. Aga tegelikult kogu kütusesektori praegu kriis mõjutab ju kogu turismindust ja majandussektorit laiemalt, et see ei ole ainult see, et mingid lennukid jäävad maa peale ja tõuse õhku, vaid see mõjutab kogu kaubandust, see mõjutab äritegevust, nii et ma arvan, et kõik inimesed saavad tunnetama seda, kui see kriis kiiresti lahendust ei leia. Juba ostetud üksikute lennupiletite hinda ei ole võimalik tagantjärele tõsta. Küll aga võib charterreiside broneerijate jaoks tulla üllatusi ja hinnatõusu. Praegu ootavad turud ikkagi väga palju sellest, mis saab USA-Iraani rahu läbirääkimistest, kas sealt tuleb leevendus, sest nafta hind on veidi madalamal, gaasi hind on veidi madalamal. Et kui tuleb leevendus, siis tõenäoliselt mure jääb väiksemaks ja lühiajalisemaks mõne kvartaliga, aga kui see olukord ei lahene, loomulikult sellel on siirded ka lennundusse. Enamus lendasid ikkagi lendab, aga mõni on ka tühistatud hetkel küll streigi pärast, aga ohus on ju ka mitmed muud lennud, sellepärast et üle Euroopa on lennufirmad teatanud, et neil ei ole piisavalt kütust, et teatud lennud tulebki tühistada. Mis siis saab meie suvereisidest? Balti riikide puhul võib kütusevarude osas olla väga rahulik, sest meie tarnija on Poola Orlen, naftatehas asub Leedus Masekjais ja nafta tuleb Norrast ja Orlen on lubanud kõik kohustused täita selle aasta lõpuni. Ehk siis lennukikütusega meil kindlasti probleemi ei teki, Lõuna-Euroopas võib asi minna keerulisemaks mingil hetkel. Ma nagu suve osas ei näe probleemi, küll aga on palju tähtsam, et mis saab sügisel ja talvel. Et kui siin see kriis jätkub või tulevad mingid uued kriisid, siis see tõehetk on nii mõnegi lennufirma jaoks sügisel või talvel. Tallinna lennujaamas on müügis kõigi aegade aktiivseim suvegraafik. Siin on lendude maht kasvus ning suve pärast väga ei muretseta. Kes aga kindel olla tahab, et raha mitte mingil juhul kaotsi ei lähe, sel tasuks lisaks sõlmida siiski reisikindlustus.